tulemast tagasi minu kanalile. See on üks väga eriline vlog, sest mina lähen Berliini Billie Eilishi kontserdile. Oh my god, ma hääldasin esimest korda seda sõna Berliini õigesti. Aga kus ma nüüd olen? Mina olen nüüd veel Tallinnas. Minu lennuk on pärastlõuna ja nüüd mul on siis terve hommik vaba siin Tallinnas. Nii et ma mõtlesin, et kõigepealt lähen duši alla pärast lennuk landumist. Mul on vaja juba areenale minna, sest neil on üks väga imelik reegel. Mul oli muidu see standing piletid, eks ju. Neid ei tohi üldse nagu seal ööbida. Selle asemel on vaja siis kell 7 õhtul selle areenale seal numbrid võtta. Selle numbri järgi on siis sinu teise hommiku kell 8 sisenemise seda järjekord. Ma ei tea, kuidas see toimub. Praegu mul on väga segaduses, aga no siis vaatame. Okei, siis nüüd on see check-out aeg. Check-out on muidu 12 ja arge ära, mis kell praegu on. Praegu on 11:59. Nüüd ma lähen Rimisse, et osta midagi süüa ja täna on väga ilus ilm, vaadake. Tallinna vanalinn. Oh my god, sina ülipinlik siin nagu niimoodi räägida. Mina sisenesin ja tulin välja, see võttis 2 minutit ja 5 inimest tervitasid mulle ja see tundub nagu see ei ole nagu selline, sa oled Kaspar, inimesel on selline tere, ja siis ma ütlen ka tere tagasi, see on selline tervitus, selline hetk, väga meeldis mulle. Nüüd on kell 2 ja mu lennuk on kell 4. Ma ei tea, kuhu veel minna, nii et ma lihtsalt tulen lennujaama ja siis hakkame check-in. Ma ei tea, mõne päeval lennujaama sellest nii palju inimesi, aga täna tundub on suht okei. Nüüd on mul üks väga hull olukord tekkinud, et ma saan aru, et selle areenas on praegu järjekord ja praegu see number on juba 750, kes mul sõber andis mulle teada, aga praegu ma olen veel ikka lennujaamas. Ja kõige hullem asi on see, et järgmine rong on 3 minuti pärast ja ülejärgmine rong on tunni aja pärast. Nii et ma pean selle järgmiste rongi kuidagi jõuda ja ma veel ei tea, kuidas rongi piletit osta. Saan pileti. Oh my god, ma olen nüüd Uber Arena kõrval ja ma sõitsin Bolti skuteriga siia. Esimene mulje Berliini kohta on see, sakslased üldse oota valgusfoori. Ma sain oma numbri kätte ja mina olen siis 842 ja mu sõber sai 750 bla bla bla. Ta ütles, et homme siis kell 2 tulen siia ja siis selle fast trackis ma saan kohe sisse. Nüüd on üks väga tõsine küsimus. Ma tahaks duši all käia, aga kuidas see? Kui ma tõmban seda välja, kas see on juba kätki? Aga samal ajal ma ei saa niimoodi ju duši all käia. Aga lähme siis uudistama Berliini. Lähme uudistama Berliini. Ja. Ma tulen siis hommikusöögi sööma. Ma võtsin ühe americano ja ühe sellise magustoid, ma ei tea. Hallo, ma tahaks 20 euri välja võtta. Selleks ma kasutasin 25 euri, et 20 euri välja võtta. Mina praegu lähen esimese vaatamisväärtusesse. No, igatahes. Ma lähen nüüd. Ja nüüd ma lähen natukene toitu ostma. Ostetud. Ja siis ma tuli meelde, et ma pean ka DM-i selle poodi ka külastama, sest mu ema ja isa palus mul kindla toode sealt osta ja leida. Ma ostsin siis täiesti kotikees neid asju ja siis ma lähen nüüd tagasi hotelli ja teen teile hauli. Nüüd on siis 10:10 ja nüüd teeme siis hauli, aga ma ausa öeldes 90% on minu vanemate tooded. Meie video chatisime ja siis nemad tellisid, ma tahan seda ja seda 2 tükki, seda 3 tükki. Neil väga meeldib see Doppelherz. See melatonin on minu enda jaoks. See on ka tellitud toode ja seda
Aga ma ostsin endale selle, ma loodan, see värv sobiks mulle. Päikesespray, vitamiin C seerum. Selver tegelikult saatis mulle vitamiin C seda kreemi. Ma ostsin veel endale seda vitamiin C seerumi. See on see pimple patch, see on 8 juuri. Hiljuti mul on üks koostöö L'Orealiga ja ausalt öeldes nende selle vistigu pasta on ka väga kasu. Ma arvan, 2 asjaga koos kasutamine võib olla nagu kiire, nii ma võtsin selle. Ja siis 2 asi mu emale. Issand, ma ei tea, miks ma kasutasin seda portrait screen. Aga vaadake, kui palju toode ma ostsin. Nii palju toode ma ostsin. Ma ei teagi, mul on ainult üks underseat baggage, et kuidas ma võin kõik asju nagu minu seljakotti panna. Aga see ei ole tänase Kaspari mure, see on homse Kaspari mure. Nii et täna mul ei ole mure. Täna ma naudin kontserdi. Võib-olla natuke update teile, et ma ei arvanud, et ma saan nii läheda seda koha, arvatades, et minu ees on 800 inimest, aga lõpuks ma olen teises ja 3. reas. lõpetame ja siis ma arvan, see on väga suurepärane kontsert, nagu ma ei kunagi oodanud, et ta lihtsalt seisab ja kälistas kõigi minu eest ja mina isegi jõudsin ühe selfie temaga teha, et ma pärast checkin, kas ma õnnestus selle selfie teha. Mina olen täna maailma kõige õnnelikum inimene. Tšau, nüüd on siis teine hommik. Mina lähen täna tagasi Tallinna, aga ühesõnaga see oli siis kogu minu vlog. Ma ei osanud arvata, et minu esimene kontserdi kogemus oli super hea. Ma ei saa nõuda veel parema kogemuse, sest see on juba kõige parim, mida ma oskasin ette kujutada. Aga ma arvan, see on selle videos kõik ja ära pane like ja subscribe'i ja näeme järgmise videos. Tšau!